Tere, kallis kuulaja, Toomas Legrand olen mina, see on Lege podcasti järjekordne episood. Tänases saate alguses, vahet pole, kas sa kuulad või vaatad mind, siis tea, et kõik, mis mina ütlen, mina vastutan oma sõnade eest, mina ei olnud mina siin, mis minu suust tuleb. Et kes otsustab mind kohtusse kaevata, siis andke minna, kedagi teist see saade täna ei puuduta. Mul on täna külas Robert Sarv, Emerald Legali asutaja ja sa oled kõigile tõenäoliselt tuntud kui mehena, kes laimajaid kohtusse kaebab. Tervist, jaa. Et see on nii, eks ole. Eesti seadusandlus on tegelikult rajatud Germaani õigusele, mis tegelikult, kes ei tea, tähendab seda, et sul peab olema reaalne alus enne, kui sa kohtusse pöördud, sul peab olema reaalne alus, sa pead ikkagi suutma kuidagi seda tõestada, et kohus üldse võtaks selle asja arvesse. Et meil ei ole siin Ameerika, kus sa võid mis iganes jamaga kohtusse minna, eks ole, kellegi suunal. No, aga Eestis võib minna jamaga kohtusse. Ongi nii või? Aga see ei tarvitse ju menetlusse minna. See ei pruugi jah, nagu hästi minna. Et seda arvesse võttes, sul neid inimesi, kes ikkagi otsustavad tulla teie büroosse, et kaebame nüüd mõne laimaja kohtusse, neid nagu jagub? No jaa, neid inimesi on sellepärast, et on seda veebikiusamist, üleüldse sellist, ma ütleks nagu vägivalda, vaimset vägivalda on hästi palju meie ümber ja jah, siis need inimesed, kes on nii-öelda kannatanu pooled, tulevadki kohtusse, et oleme esindanud otse loomulikult ka neid, keda on kohtusse antud, et tegelikult vist eile tuligi see uudis, et Riigikohus ei võtnud Aivar kassatsiooni menetlusse, mis tähendab, et Jelena Skulska, kes kunagi omal ajal tema kohta mingid väited esitas, et need väited siis jäävad nii-öelda nagu kehtima. Et eks see töö käib mõlemat pidi. Vot see on üks huvitav asi, et tavaliselt kui sellised case'id nii-öelda jõuavad kohtusse, siis võib-olla ühiskond ei pannud üldse tähele, et näiteks Brigitte Susanna Hundi kohta keegi koledasti ütles, aga nüüd kõik lehed pasundavad ja nüüd me kõik teame, eks ole. Et sellel on võib-olla isegi mõnes mõttes see vastupidine efekt, kui need asjad jõuavad meediasse. Aga kes on täna, kui sa oled kohtumajas käinud või partnerid käivad kohtumajas, eks ole, teie büroo esindajad, kes on see keskmine kiusaja ja mõnitaja ja halvasti ütleja? On teda võimalik täna nagu mingisse raami juba panna või see on seinast seina? Täiesti seinast seina, aga ütleme niimoodi, et oma profiili poolest on sellel, ma ütleks nagu isiksuse tüübil on teatud nagu kindlad kvaliteedi omadused, mida ma siin igaks juhuks välja ei hakka ütlema, eks ole, muidu jumal teab, kuhu nagu see edasi liigub, aga jaa, et olen ise nagu täheldanud just teatud kommentaaride ja ütleme teatud nagu kellaajal kirjutatud kommentaaride puhul nagu teatud sarnast sellist käitumismustrit ja eks kui ma näen, et sama sisuga kommentaar sellel kellaajal, siis ma enam-vähem nagu kujutan ette seda inimest, kes võib sinna nagu kohtusaalis teisele poole istuma tulla. Ja see on nüüd puhtalt minu arvamus, et õnnelikud inimesed nad tõenäoliselt ei ole, sest inimene, kellel elus asjad hästi on, ei kipu ju kommenteerima teisi kehvasti. No ütleme niimoodi, et jah, kui inimene taotleb endale sellist nagu tähelepanu või erakordsust või tunnustust läbi teistele inimestele haiget tegemise, jah, ei saa minu hinnangul ka olla õnnelik. Teistpidi võiks nüüd ütelda, et mis te kuulsad virisete, kes te kuskil kroonikas tahate olla, et te olete ise valinud selle tee. Ja mõnes mõttes on see natukene ka minu suhtumine. Et mina paratamatult olen ka pidanud lugema enda kohta halbu kommentaare, võib-olla pere kohta öeldud, mida iganes. Aga mina isiklikult kohtuteed ette ei võta, sest mina mõtlengi, et sina halb kommenteerija, oled lihtsalt lollikene, eks ole. Aga samas meil on kuulsad inimesed tuntud, vahet pole kas laulja, poliitik, meelelahutaja, kes leiavad tee Emerald Legali ukse taha ja ütlevad, et fuck, aidake mind. Kas need nõuded pigem on nagu kasvavad, see tendents kipub olema, et neid järjest rohkem tehakse või kuidas see on ikkagi? On nagu, kas see asi on midagi, kas see laimukampaania vastu võitlemine on pigem midagi, mis hakkab nagu turgu haarama, meist hakkab aina rohkem läänemaailm saama või pigem on see lihtsalt pisukene osa? No ma usun, et see on jõudnud, ütleme, sellise nagu välja kujunenud turuosani. Ehk kui ütleme näiteks 2018 seda teemat väga ei olnud, siis aastal 2023, kui sa võtad näiteks erinevate büroode lehed lahti, siis seal on lausa eraldi nagu valdkonnad, nii-öelda laim ja mingid sõnavabadus ja mida iganes. Et see näitab seda, et see töö
mida me oleme eest vedanud Eestis tegelikult ja ütleme kogu see laim ja mittevaraline kahju teinud läbi nagu sadu ja sadu kohtukaasuseid, siis jah, see näitabki, et Eestis on see valdkond nagu välja kujunemas. Ja mäletan, üks ERR-i ajakirjanik küsis nagu väga hästi, et sul on vist nagu õnnestunud nagu sellest nagu nii-öelda null kohale nagu midagi tekitada, et seda võibki niimoodi öelda, et kui toona oli null, siis nüüd on ütleme niimoodi, et ma usun, et aastas nagu õigusmaailmas liigub, ma arvan, paar miljonit raha sel teemal. Ongi nii, et puhtalt, mis on nii-öelda laimuga seotud kaasused, kohtu case'id, paar milli. Ja kõik see õigusabi teenused, kõik sinna juurde, et jah, ütleme, sisemajanduse kogutoodang kasvab võib-olla umbes niimoodi paari miljoni. See on ikka väga vinge. Et see on selles suhtes väga tuus. Aga nüüd võtta nagu kõrvale see idee, mida ma olen kuulnud ühelt poolt ja teiselt poolt, et tahetakse läbi suruda. Ja sellest on kaua räägitud, et Delfi kommentaarium teha isikuliseks. Kas sina näiteks pooldad seda, et kui sa tahad kommenteerida, sa tuvastad ennast ID-kaardiga? Ja. No Postimees on ju seda teed läinud, ja Delfi aastal 2018-19, kui see nii-öelda sõnavabaduse ja laimu teema nii-öelda üleriigilises meedias läbi käis, siis ühes jutusaates oligi see nii-öelda keskne küsimus, et see on ärimudel. Et Delfi ärimudel ongi see, et anname nii-öelda rahvale võimaluse ennast välja elada. Siis tuleb 200 kommentaari, sest kui sa pead ennast identifitseerima, siis suure tõenäosusega sa ei kirjuta sinna, et ma tean küll, et sa tegid seda või et sa oled mingi narkar või mis iganes, et sa teed seal teiste kolmandat, eks ole, sa ei kirjuta seda, sest automaatselt sinu vastutusele võtmine on nii palju lihtsam. Aga inimesed arvavad, et kui nad teevad seda mingisugune üki-kaki-kommi mingisuguse kommentaari nime alt, et siis see jääb anonüümseks, eks ole. Lõpastmes üldjuhul ei jää. Ehk oma sõnade eest tuleb vastutada ja ma võin omast kogemusest öelda, et kuidas nii-öelda need internetis avaldatud valeväited võivad inimese nagu elu mõjutada, et ma olen pidanud ise inimesi kohtusse andma selleks, et lahti saada teatud väidete kasutamisest ja see on nagu siiamaani väga edukalt toiminud, aga näiteks ma Wikipedia leht, ma ütlen ausalt, et nagu see on minu elu, see peaks nagu kirjeldama mind, aga seal on nii palju jama, nii palju vasturääkivusi kuni selleni välja, et kunagi oli seal, minu sünnipäev oli 10. juuli, õige sünnipäev on 10. juuni, nii, ja siis ühel ilusal juulikuu hommikul, aastaid tagasi, olen kontoris, järsku vaatan mingi ukse taga on nagu mingid inimesed, kellega ma olen koostööd teinud aastaid, kellega meil on tõesti nagu selline südamlik, nagu hea hooliv, nagu kliendi suhe välja, kui nemad olid ukse taga nagu kingitustega, et me tulime, ma mingi, et kas ma olen midagi nagu ära unustanud, mul on tavaliselt nagu kalendris kõik asjad ilusti kirjas. Ei, me tulime sulle õnne soovima, ma mingi, okei, et aitäh, eks ole, aga vaat niimoodi, et see näitab, et kas ei ütleme selline nagu süütu vale kuupäev sünnipäeval muudab inimeste nagu seda perceptionit ehk siis nagu taju selle inimese kohta ja öeldakse, sellega tuleb tegeleda. Ja öeldakse tegelikult, et internet ei unusta. Mis sa netti trükid, teed pilti, mida iganes, internet ei unusta. Ja see on ka üks teenus. Või ütlen ausalt, täna vist ei ole ühtegi kohta, ühtegi ametit, et kui sa lähed töökohale kandideerima, raudpolt, trükitakse su nimi Google'isse ja kui sealt tuleb välja mingi, kus sa tilli liputad või ööklubis kellelegi vastu hambaid andsid või võlgu oled või mis iganes, siis paratamatult see mõjutab seda pilti sinust. Vahet pole, et see oli võib-olla 10 aasta tagune asi. Ja üks teenus, mis teie ju pakute, on ka see, et aitate inimestel Google'ist seda jama nii-öelda vähemaks saada. Et räägi korra, ole hea, et mis see protsess endast üldse kujutab ja kui reaalne see üldse on, sest ma enne kui ma lasen sul rääkida, kunagi ka proovisin seda. Juhtusin kohtusse käima, trükiti Äripäeva kaanele mu nägu, eks ole, ja see ei olnud väga meeldiv. Ja ma ei saanud seda sealt tol ajal kuidagi ära oma jõududega. Ja ainus asi, mis mina mõtlesin, on see, et ma avan igasugustes keskkondades omale kontosid, eks ole, ja lisan pilte ja siis äkki see info läheb kuskile alla poole seal. Aga see, mis teie pakute, on tegelikult see, et see kustub ära täitsa sealt või kuidas? Jah, niimoodi, et Google ei kuva seda enam esilehel. Et see on, ütleme, nagu selle asja eesmärk ja lõpptulemus ja kuhu me, ütleme,
tiimis jõudsimegi välja, oligi see, et üks inimene on selles nii heaks muutunud, et ta teab täpselt, kuidas seda teha, tal on need kõige väiksemad peenemad nüansid nagu teemad, oskused olemas ja siis ta vastavalt selle nii-öelda profiilile, kaasusele teebki selle töö niimoodi ära, et ma pakun, et 10 ja 10, kui mitte 100 nii-öelda interneti otsingu tulemused on selle tõttu nüüd teised. Nii et kui ma täna teen Robert Sarve kohta mingi naljaka lehe ja see Google'isse ilmub, siis tõenäoliselt päris kiiresti olen mina kohtus ja see on sealt läinud või? Jah, et ma ausalt öeldes ma mingi hetk otsustasin, et ma ei tegele nagu ütleme, alates nüüd ütleme see 2022 vist jah, oli see veebruar, eks ole, et siis ma olengi võtnud nagu sellise, kuidas ma ütlen, siis nagu vaheaasta, et ma olengi teatud asjadel nagu lasknud oma soodu minna ja keskendunud selle asemel, et vaielda mingisuguste, ma nimetan siis neid debiilika ajakirjanikega, nende avaldatud valede üle, olen keskendunud nagu sellele, et midagi üles ehitada ja luua siia maailma nagu seda, mida ma siin näha soovin. Ja olengi lasknud nagu sellel minna ja nüüd ma usun, et selle aasta lõpus, võib-olla järgmise aasta alguses, et ma võtan nagu selle teema uuesti rohkem käsile, et siis ka see osa korda saada. Ajakirjandus millegipärast on väga meelevaldne alati oma väljaütlemistes, tõe rääkimises ja ajakirjanikud ka tihti tunduvadki, ma ei tea, nagu ta oleks kuulikindlad, nii-öelda. Mitte, et neid keegi tulistama hakkab, aga nagu nendel välja öeldud asjadel ja kirja pandud asjadel ei oleks tagajärgi, eks ole. Aga ärme räägi täna ajakirjandusest praegu, vaid räägime nüüd korra sellest. See oligi 2022, kui sind advokatuurist välja heideti, eks ole. Arvati. Kõige koledam variant üldse. Heitmine on kõige koledam. Arvamine on selline, mida juhtub tegelikult aastas, ma ütleks 10 kordi, aga mina olen nagu see inimene, kelle puhul tegi advokatuur teadlikult nii-öelda selle meediatsirkuse, et nad ise ütlevad, et see peab olema nagu väärikas elukutse ja kõik ei tohi nagu seda au ja solvata, aga nad ise tegid sellest nagu skandaali, eks ole, et käitusid nagu oma põhimõtete nagu vastu, eks ole. Sellest tehti meeletu show tegelikult. Ja Robert Sarv on meil täna siin teine inimene, kes oma podcastis käinud, eks ole, kes enam ei saa öelda, et ta on advokaat. Ja olgugi, et need kaasused on erinevad teil, minu väga hea tuttav tänaseks Raul Markus samamoodi tema heideti sealt välja. Aga nii palju, kui mina ise sellesse asjasse olen proovinud süüvida, eks ole, mulle tundub, et see oli kiusu tagajärjel, sest selles maailmas eriti me võime kõik teada, mis on õige. Aga kui üks vend, kes on endale nime teinud seal, ütleb, et poisid, me teeme hoopis nii, eks ole, siis enamus sellest lambakarjast teevad nii, nagu bossmees ütleb. Ja kui sa kipud vastu vaidlema sellele, siis su tee võib-olla jääbki seal väga lühikeseks. Sind süüaksegi sealt välja. Ma ei tea, kas sinuga täpselt nii juhtus, sest sa suutsid 10+ aastat ju olid sa ikkagi advokatuuri liige. Ja ometi nii see sinu jaoks lõpuks läks. Ja mis selle palli üldse veerema pani ja kuidas sina seda asja üldse näed? Miks selline otsus seal lõpuks tuli? No eks sellel on, ütleme, selline nagu sisemine ja välimine nii-öelda aspekt, eks ole, et kui ma vaatan seda niimoodi rohkem holistiliselt, ja eriti nüüd nagu tagantjärele tarkusena perspektiivis, siis ma ju iseenesest mitu aastat enne seda käisin ja rääkisin, kuidas ma tahan tegelikult sealt välja astuda ja ütleme selle teema enda jaoks ära lõpetada ja kõige naljakam oligi see, et ma ei teinud seda ja ma ei teinud ja aastad muudkui läksid, oravaratas muudkui käis, ma panin seal nagu järjest nagu rohkem tempot peale, see asi nagu kasvas ja siis ütleme niimoodi, et kui see energia või soov on universumisse ju tegelikult saadetud, eks ole, siis universum pidi selle nabanööri siis ise läbi lõika minu jaoks, sest muidu ma ilmselt võib-olla oleks siiamaani seal ja teeks seda täpselt samamoodi, millest ma tegelikult ütleme, neid asju, ütleme, neid kaasuseid lahendaks hommikust õhtuni 10 tunde päevas. Ma ei olekski sellest kunagi välja saanud. Nii. Ja kui ma vaatan nüüd seda, et nüüd ma olen seal väljas, ma olen nagu pere ja kõik on ja, siis mulle meeldibki mõelda sellele, et kui ma kunagi mingi sellise ülikoolis õppiva poisiklutina Peep Vainu käisin kuulama, siis Peep Vain ütles, et tema ütleme, üks elu saavutustest on see, et ta on saanud oma lastega kooli vaheaegadel olla nagu 100% koos, siis kui ma nüüd nagu mõtlen nagu sellele,
siis noh, mul on see võimalus ju olemas, et ma ei pea enam istuma kuskil hommikust õhtuni kohtus. Ma küll osalen jah, teatud nagu kaasuste nagu lahendamisel ja noh, mul on nagu kindlad nagu funktsioonid, mida ma siis nagu täidan, aga niimoodi, et näiteks mingi esmaspäevast neljapäevani kuskil Tartus mingit kriminaalasja istuda kella 10-st kella 5-ni, mingi kella 7 bussi peale hommikul, õhtul tagasi, noh, et kas see oleks nagu nii-öelda minu praegust olukorda vaadates hea, ma ütleks, et ei ole. Ehk siis noh, universumil, noh, Jumalal oli minu jaoks nagu selline plaan ja ma olen siiralt tänulik, et see niimoodi nagu tegelikult välja rullus, sellepärast, et isegi see, kuidas see välja rullus? Aga noh, järelikult ma jätsin ise midagi tegemata, oleks pidanud ju selle avalduse ise nagu varem lauale panema, aga see oli, iga päev oli nagu see, et okei, et ma teen ühe kaasuse veel, ma aitan ühe asja veel, aga need kaasused on ju nagu tegelikult on maratonid, et inimesed noh, mõnikord ei saa aru, et mõtlevad, mis see nagu advokaadi töö on või juristi töö, siis kohtuasi võib kesta nagu mingisugune aasta-poolteist ja selle raames on vaja maha pidada nagu päris mitu raundi nii-öelda, noh, päris mitu raundi ja noh, see sööb närve, see on selles mõttes on noh, ikkagi omamoodi nagu väljakutse nagu ka sellele noh, õigusteenindajale. Ja noh, ja ma arvan, et oli hea, et see niimoodi läks ja noh, kui nüüd nagu väliselt vaadata, eks ole, siis otse loomulikult mingid inimesed, kes selles organisatsioonis omavad mingisugust noh, sõnaõigust või hääleõigust või mis iganes, mingid konkurendid, kes võib-olla ei olnud rahul sellega, et tuli mingi suvaline noh, selles mõttes ju poiss on ju, järsku võttis nagu selle teema nagu üle, et enam nii-öelda mingid kõnekad, mingid ägedad kaasused enam meie büroosse ei tulnud, kõik läksid nagu talle. Pluss oli see, et noh, ma teatud kohtades ütlesin ausalt välja, mis ma nagu mingitest asjadest arvan. Püüdsin inimesi aidata noh, teatud delikaatsetel teemadel ja siis oligi nagu asi küps. Sest kui ma vaatan nüüd tagant järele, et mida lastakse läbi ja mida mulle kõik ette heideti, noh, siis see oligi umbes see, et kuidas me paneme selle kaasuse kokku, et võimalikult nagu pehmelt subjektiivsel alusel öelda, et sa ei sobi. Sest noh, mis mulle kõige rohkem meeldis selle asja juures, oligi see, et nad ju küsisid kohtunike käest tagasisidet ja noh, kõige parem tagasiside oligi see, et osa ei vastanud üldse ja ülejäänud ütlesid, et ei erine teistest mitte millegi poolest. No, ehk siis see sisuline pool, noh, ma ütlen, et kui panna mind nagu nii-öelda joonele kellegagi, siis ma usun, et ma ka praegu noh, suuremale osale teen ära või siis ülejäänutega jääme nagu viiki nagu oskuste poolest. Et noh, see on hea koht, kus olla. Kindlasti. Ja teistpidi paljude teiste meeste jaoks see ei ole üldsegi nii vahva, et paratamatult ongi nii, et meil on mingid vanad kalad, eks ole, mingid bürood, suured bürood, kõik on harjunud oma selle staatusega, positsiooniga ja kui hakatakse seda õõnestama, siis tulebki hakata vastu võitlema sellele. Ja järjekordselt, et sa oled ise tollane, kes esimees oli seal, advokatuuri esimees, eks ole, kelle vastu sa oled ju ise kohtus käinud ja sa oled teda võitnud. Mina nüüd kujutan ette, ma tean paari advokaati oma elus ja neil on meeletud egod. Kui minuga juhtuks niimoodi ja mina olen see tähtis mees, eks ole, siis mina hakkaks õõnestama sinu jalgealust 100%. Sellepärast, et see maailm lihtsalt on selline, seal ujuvad haid ikkagi, eks ole, ja see on väga toores maailm. Et seda inimlikkust on teinekord väga vähe seal ja ongi oma karjääri edendamine on üks asi, mille peale kõik mõtlevad. Ja see ei ole ainult ju advokaatide seas, vaid samamoodi prokurörid ja kohtunikud. Sest kuidas on näiteks võimalik, et ühest samast kohtumajast, eks ole, sama case, aga üks kohtunik otsustab ühtemoodi ja teine vastupidi. Et palun nüüd selgitage seda asja mulle. Mis sina sellisest asjast arvad? Mul on oma arvamus. Et tead, kus mina arvan, miks see nii läheb? No. Üks kohtunik tegi sõbrale teenet sõbramehe poisi poolest. Ja teine kohtunik võttis seaduse ette ja vaatame nüüd, kas see siia alla langeb. Et ma arvan, et kohtumajades on täpselt samamoodi see asi. Me teame, Tallinnas prokurörid, kohtunikud on samas majas, on neil seal nüüd klaassein vahel või fiboblokkidest ehitatud sein, mind ei huvita, sest kohvik on neil sama, kus nad söömas saavad käia. Mina
vana patune. Mäletan väga hästi, kui ma kunagi Liivalaia kohtumajast välja jalutasin, läksin kohvikusse ja seal istus kohtunik ja prokurör minu case'is ja jõid kohvi. Noh, vaheajal. Et paratamatus see on reaalsus, võib-olla seda on täna vähemaks jäänud. Aga kuidas sina seda asja näed, et oli siuke lugu, võitsid inimest ja kas mitte see ei võinud ajendada sinu seda lahkumiselt? Jah, sa ütled, sa panid selle ise universumisse, eks ole, aga mul on tunne, et see nagu tahtlikult ikkagi mõnes mõttes rikuti ära su maine. Aga see käiski ju selles mõttes, kui ma vaatan seda nagu eriti nagu tagant järele, siis ma päris täpselt arvu ei oska öelda, aga ma pakun, et see võib olla sinna mingi 1200-1300 nagu ligi on need kaasused, mida ma olen elu jooksul lahendanud. Nii. Ja siis järsku koostöös Ekspress Meediaga hakati siis tegema minust mingid eriti vanadest asjadest, mingid sellised nagu teemad hakatigi tegema nagu sellist mainekujundust, eks ole, et see Valga turu kriminaalasi, kas ma olen nagu selle üle uhke, mis seal nagu juhtus, ei, kas seda oleks saanud teistmoodi teha muidugi, aga kas me oleks nagu jõudnud sellise tulemuseni, suure tõenäosusega ei, nii. Ja ma ütlengi, et selle Valga turu kaasuse võidust jäi meid nagu lõpuks lahutama võib-olla mingi 3 päeva, et siis asi oleks nagu lõplikult aegunud ehk kas ma panin seal mängu kõik, mis mul panna oli, kas ma tegin seda õigesti õigel ajal kaarte mängides, jah, otse loomulikult, aga sellest jäeti selline mulje, nagu ma oleksin pottu teinud. Jah, et ma oleksin selles mõttes nagu läbi ja lõhki selline nagu sõnades mõttes lammas, lohakas lammas, aga üks kaasus nagu eriti, kus ma teen nagu teadlikult need otsused, et ma lähengi nagu teatud halli ala kompama, eks ole, nii, ma teen ju selle nagu teadlikult, nii. Ma olengi neile seal erinevatel kohtumistel, kus mind praktiliselt peaaegu iga nädalaselt kutsuti, olengi seletanud, et see oli mul toonane teadlik valik ja ma olen selle eest, ma ei mäleta mingisuguse noomituse või mingi asja ma tookord sain, aga see oli mu teadlik valik, eks ma opereerin nende kaartidega teadlikult, ma ei tee nagu seda mingi nagu juhuslikult, ja nagu selle kaassa juures omab ju kõige rohkem tähtsust see, et ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse just selle tulemusel, et maakohus mõistis vähemalt minu kliendi süüdi sellises asjas, millest teda seaduse järgi ei olnudki võimalik õigusteoreetiliselt üldse süüdi mõista, eks ole. Mis tähendab seda, et nii-öelda see emotsionaalne osa sellest kohtupidamisest läks juba nagu täiesti ära. Nii. Ja selle kaasuse juures, nagu iga kohtupidamise juures seadus ütleb, kohus juhib menetlust. Nii. Ja kui kohus laseb selle selliseks nagu laadaks minna, eks ole, siis see ei ole advokaadi nagu üksinda vastutus, eks ole. See osa jäeti otse loomulikult kõrvale. Nii. Ja nii edasi. Ja siis see nii-öelda see üksik juhtum, see mingi Pärnumaa kohtus, mis seal oli, eks ole, mingi e-kirja eest, millest kohtunik aru ei saanud, küsis üle, ma vastasin, ja siis ta korraldas mingi mu ärakuulamise ja lõpuks trahvis mind 1600 euroga. Sellest tehti jälle nagu ühekülgne nagu lugu, ei vaadatud nagu seda, et kohtud on täiesti ülekoormatud, aga see, kui kohtunik kuulab advokaati selle tulemusel üle 2 tundi kohtusaalis, et kuidas advokaat saatis kirja, millest nagu viis juristi 10 arvamust, kuidas see nagu lause on, võis nagu mitmete aru saada, siis, et kas meie nagu ressursi kasutus on nagu avalikus sektoris nagu õige, et see oli peamine teema, aga kuna rõhk oli vaja panna sellele, et teha mind lolliks, siis nii tehtigi. Ja tavaliselt oli ju see niimoodi, et ma saatsin, ma mäletan, Tarmo Vahtarile saatsin mingi pika e-maili, kus ma panin kohtuotsusele mingid kommentaarid ja muud asjad juurde. Ja siis ta vastas mulle, et aga mina ei tegele kohtuotsuste sisulise hindamisega. Siis ma vaatan tema neid muid lugusid Ekspressis, ainult sisuline hindamine käibki. Ehk siis nagu väga hea nagu selles mõttes, et et ilus tellimustöö tehti. Ja, et kas neid lugusid on võimalik niimoodi tekitada, siis ma ütlengi, et jaa. Ja ma ütlengi, et mina nagu pärast seda, kui ma tean, kui palju valet on minu kohta nagu kirjutatud ja kui moonutatud, mina sellist nagu meediat ei loe. Sest see on, sellel ei ole nagu mitte mingit väärtust. Aga nende vastu võidelda sa täna ikkagi näed, et on pointi, kui neid väiteid puht isiklikult?
täna, kui keegi kirjutab Robert Sarve kohta midagi, kas sa oled sellega rahu teinud, mõtlen, et sa ise tead, kes sa oled ja sa ei tee sellest välja või sa pigem ikkagi lähed neid kohtumajja noomitama? No ma mingite inimestega olen veel siiamaani kohtus, eks ole, kes on mind välja pressiks näiteks nimetanud ja kõige naljakam ongi see, et 2 kohtuastet leidsid kõigepealt, et need väited välja pressimise kohta on õiged. Siis õnneks Riigikohus võttis selle asja menetlusse, kirjutas niimoodi puust ja punaseks nagu lahti, nüüd on see tagasi maakohtus ja tuleb välja, et ei ole mitte ühtegi tõendit, mitte ühtegi argumenti, et see oleks välja pressimine. Nii. Ja kuidas need 2 kohtuastet said seda leida, ma ei tea, jääb see nagu retooriliseks küsimuseks, aga et kuidas need inimesed nagu ikka nagu levitavad seda nagu valet, aga nüüd on see ära lõppenud nagu tänu nendele kohtuasjadele, ehk siis ma ütlengi, et kui keegi minu käest küsib, et kas mul on mõtet kohtusse minna, siis seda asja tuleb vaadata nagu laiemalt, et mis see kohtuasi võib sinu elus nagu positiivsemaks muuta ja kui ta muudab selles valguses su elu positiivsemaks, see lõpeb ära, siis on juba sellel väga suur väärtus. Et see ei ole enam nagu selline koolikiusamine, see on umbes nagu niimoodi, et on mingi kiusamise situatsioon ja siis see, keda kiusatakse, see paneb kellelegi lihtsalt nagu tou ära. Ja siis see kiusamine lõpeb, sest teised saavad aru, et see inimene oskab enda eest seista. Aga rääkides korra päris vägivallast, vaimsele vägivallale, füüsilise vägivallaga vastates tavaliselt lõpeb niimoodi, et see solvaja ei saa midagi ja sina, kes sa siis lõid teda selle eest, võib-olla saad karistada või suure tõenäosusega saadki karistada. Et võt see on üks koht, kus mina nagu tegelikult puhtalt tavalise Eesti mehena, kellel mul on ka lapsed, ma olen koolis pidanud kaklema, eks ole, olen ütlenud teistele koledalt, on mulle koledalt öeldud. Mina arvan, et see oleks okei, kui näiteks kooliealised lapsed sõimamise eest vastu tõud võivad anda teineteisele, sest keegi ei satu haiglasse niimoodi. Aga see kutsub korrale selle, kes sind võib-olla solvab. Või juristina, inimesena, kes on selles õigusmaailmas pikalt ujunud, mis sa sellest ideest arvad, et kas vastu pead anda, ja ma räägin just koolilastest, mitte sellest, et täiskasvanud mehed peaks kaklema hakkama, aga kas või kooli tasandil, et kas see oleks okei? No sellega ongi, ma ütleks, Eesti selles kohtupraktikas üks kõige suuremaid paradokse, et ühesõnaga, et näiteks kui sa ütled mulle midagi halvasti ja ma ütlen sulle vastu, siis selle eest, et ma sulle nii-öelda reaktsioonina vastu ütlen, on võimalik mind vastutusele võtta, kuigi nagu tegu iseenesest on palju leebem. Nii. Aga selle eest, kui sa näiteks mind kuidagi provotseerid ja ma annan sulle üle kurgi, eks ole, siis selle eest mind ei ole võimalik vastutusele võtta, sest sina provotseerisid. See on nagu selline minu jaoks nagu tasakaalust väljas olev asi, aga kui kohtusüsteem niimoodi arvab, las ta siis nii olla, eks ole, ehk nagu selles võtmes justkui tee oma matemaatika ise. Mulle jääb mulje, et meil see ühiskond on nagu mingi lumehelbekeste ühiskond ja see on nagu eriti perversseks keeratud just sellepärast, et kõik need lumehelbekesed tunnevad, et nendega ei saa midagi juhtuda ja samas nad võivad alandada, solvata, sõimata teisi täiesti vabalt. Mulle väga meeldis kunagi, kui ma TikToki sattusin, Janar Kodo nimeline vend, kes käis otsis neid netikommentaatoreid ülesse päriselt. Mina ei tea, kuidas see tema enda jaoks lõppes, eks ole, võib-olla on ka kuskil kohtumajas täna, ta ei räägi sellest, aga see oli väga tervitatav tol hetkel. Lihtsalt sellepärast, et meil võiks üldine trend võiks olla see, et ärme aja jama suust välja, kui me ei suuda vastutada. Ja, ma olen kusjuures seda sama mõelnud, et need inimesed, kellel on väga nii-öelda selline tugev arvamus minust või kes seda nagu valet või väär arusaama levitavad, et otsida nad üles ja minna ja anda võimalust nagu inimesele silmast silma nii-öelda öelda, et ütles, mis siis on. Tavaliselt sellised inimesed, neil läheb siis kohe nagu pampressi vahetuseks, kuna nii-öelda internetis ma olen nagu väga kõva mees, aga kui ma nagu päris elus pean nagu sellele inimesele otsa vaatama, siis ma nagu sulan nagu lumememm kevadel. Et see on selliste inimeste profiil, et aga mis sa teed? Et ka sellised inimesi peab ühiskonnast tolereerima. No jah, kas just seda, aga et kahjuks on väga suur probleem, et sellepärast mina väga muretsen sellepärast, et kui meie siin tahame ka väga lääne ühiskonna moodi olla, sest me peame vaatama, kui haige ühiskond see seal on ja siis mõtlema, kas me tahame sinna liikuda.
et üks kihvt asi oli veel see, et kui meil see süstihooaeg oli, eks ole, siis sina ju tegelikult tegid ka pöördumisi, nii-öelda tahtsid inimesi aidata, eks ole. Ja see oli igati tervitatav. Aga see oli ka asi, millest tegelikult nii-öelda risti löödi mõnes mõttes. No ütleme niimoodi, et sealt see nii-öelda muutumine algas, jah. Et ma mäletan, ma kirjutasin Äripäeva selle arvamusartikli Terve inimese pass ja ma arvan, et nii-öelda siiamaani on see üks nagu parimaid kirjutusi, mida ma oma elus olen nagu teinud kõikide nende tuhandete lehekülgede seas, aga see ei saanud nagu kõlapinda, eks ole, et see läks nagu vastupidiseks ja kui ma olen nüüd enda jaoks nagu tagantjärele lahti mõtestanud, miks see niimoodi on, siis ma saangi aru, et see ei saanudki teistmoodi minna. Et kui me tänapäeval võitleme nagu, või ütleme, lahendame probleeme niimoodi, et meil on nagu näiteks ülekaalulisus on probleem, siis mingid suured farmaatsiafirmad kulutavad miljardeid selleks, et luua mingisugune kaalulangetusravim, eks ole, nii, ja nüüd on see ju mingi hull teema, et kas mingi Coca-Cola ja Pepsi ja teiste firmade aktsiad nagu selle tulemusel kannatavad, et see Novo Nordisk tuli oma mingisuguse imeravimiga välja, siis ja kui me lahendame neid asju niimoodi selle asemel, et minna poodi ja ära osta enam seda, eks ole, või siis see ei saanudki teisiti lõppeda, eks ole, et ma ütlengi, et ma olin toona nagu uskudes inimeste headusse või ütleme sellisesse nagu suuremasse kollektiivsesse headusse liiga naiivne ja see oli minu viga, et ma olen sellest nüüd õppinud ja enam seda viga ei tee. Kui analüütiline sa oma nagu nii-öelda eraelus oled, igapäevaelus, et kui sa praegu ütled, näed, see oli sinu viga ja sa seda tunnistad ja sa sellest oled õppinud, et palju sa oma elus üldse ennast kõrvalt vaatad? Kas või, ma ei tea, suhetes või kus iganes, eks ole, et kurat, näe, siin tegin apsake jälle ja teed sa siukseid analüüse üldse? Ja ikka, et minu arvat või kui ma olen oma õppimisvõimet kujundanud, siis ma olengi just treeninud seda, et kui ma vaatan ennast nagu kõrvalt ja püüan seda nagu erinevate metoodikate järgi nagu lahti mõtestada, et näiteks oma mingid psühholoogilisi vajadusi selles olukorras analüüsid, et nagu ma vallandasin mingi alateadliku, ma ei tea, käitumismustri või oli see nagu teadlik või et ühesõnaga, et kuidas see nagu nii-öelda kulgeb ja kujuneb, siis jah, otse loomulikult, et enda nii-öelda kõrvalt vaatamine võimaldabki nagu sellest olukorrast maksimaalselt õppida minu arvates. On sul see kõrvalt vaatamise võime nagu alati olnud või sa ikkagi oled ka oma elus mingisuguse sellise arengu läbi teinud? Sest üks hetk oligi see, ma arvan, et enamus inimesi võivad ütelda, et kui oligi, kõik pandi lukku, väga palju hakkasid inimesed endale otsa vaatama, tegelema endaga, eks ole, hirmusid, asju tuli nähtavale palju ja hästi palju mindi enesearengu teed, hakati midagi otsima. Et kas sa oled ka leidnud ennast midagi otsimast või kuidas sul selle poolega üldse on? Kuidas sa oma vaimu eest hoolitsed, kui hoolitsed või sinu jaoks see on kõik pigem selline, et las teised teevad, et sa lihtsalt mõtled analüütiliselt? Ma usun, et ma olen sellesse teemasse investeerinud niimoodi suurusjärgus äkki mingi 40-50 000 eurot. Wow. Et käia läbi nagu maailma tasemel mingid koolitused ja kursused, kus neid teemasid nagu tõesti niimoodi arusaadavalt ja metoodiliselt käsitletakse. Ja see kõik algas nagu Tony Robbinsist, eks ole, et see on selline nagu nii-öelda uks nagu sellesse maailma ja siis mingid nagu täpsemad ja paremad teemad sinna nagu nii-öelda otsa. Et see tegelikult on mul, kõik need nii-öelda metoodikad ongi võimaldanud mul disainida oma elu sellisena, et ma suutsin teha põhimõtteliselt äkki kohati isegi mingi 20 tundi tööd päevas aastaid ilma selleta, et ma oleks kordagi läbi põlenud või et ma oleks nagu hulluks läinud või et mu sooritusvõime oleks kuidagi nagu madalamaks läinud, et jah, see ei toimunud kindlasti sellel nii-öelda süstihooajal, nagu sa ütlesid, aga see toimus nagu oluliselt varem, et kui ma ju rändasin advokaadibüroost advokaadibüroosse omal ajal, mul oli nagu suur visioon sellest, kuhu ma tahtsin jõuda. Ja ma mäletan ainus tööintervjuu, kus ma käisin oma elus 2011 lõpus või 10 lõpus, ma olin just magistri lõpetanud ja siis pidin nagu
Tallinnasse tulema, ma ei teadnud sellest maailmast mitte midagi, et noh, mul ei olnud nagu vanemaid, mul ei olnud nagu noh, ma olen Valgast pärit, et mul ei olnud sellist nagu tugikeskkonda ja ma pidin ise nagu kõik need asjad enda jaoks leiutama, avastama. Ma mäletan, ma ütlesin seal tööintervjuul just nagu ühe Eestis nagu toona väga edukaks saanud advokaadibüroo töövestlusel, ma tahan nagu partneriks saada, noh, see tähendab advokaadibüroo omanikuks. Ma mäletan, need omanikud vaatasid mind nagu sellise näoga, et mingi noh, ilmselgelt ma ei osutunud valituks, on ju. Ja mul ei klappinud, kuni siis mingi selle hetkeni, kui tähtede seis siis viis mind nagu mingite nagu ebaõnnestumisteni, kus ma sain aru, et ma pean ise hakkama oma elu nagu teadlikult ehitama ja kui ma hakkasin seda tegema, siis tegelikult põhimõtteliselt, et see, kus ma nagu täna olen või kõik need oskused, need ongi mul nagu ise nullist ehitatud, et ma ei läinud kuskile suurde advokaadibüroosse ja ma ei võtnud sealt nagu juba olemasolevaid kliente ära, vaid ma olen nagu põhimõtteliselt iga kliendi, kes on kunagi nii-öelda minu osalusega advokaadibüroos olnud, see on nagu ise nagu leitud, eks ole, et minu arvates on mõne võrra nagu lihtsam minna kuskile toimivasse süsteemi ja tulla sealt nagu kliendibaasiga nagu kas ära või siis saada seal partneriks, on ju, versus nagu see, et nagu ise seda otsast peale teha, et ja kuna see on mul olnud nagu eesmärk, et nagu teha seda, siis ma olengi teinud. No ja nagu näha, see on hästi vilja kandnud, mis sa teinud oled, et täna ju 98% äkki siis tulevad soovituste peale teil kliendid, vaadates majandusaasta aruandeid ja neid numbreid, siis teil läheb väga hästi, eks ole, te olete meeletult kasvanud siin ja see kõik paistab su jaoks nagu toimivat. Täna sa ise selliselt advokaat enam ei ole, omanike ringis siin vist ei figureeri enda nimega, eks ole, ja nii see lihtsalt käib. No ütleme niimoodi, et sellel aastal tuleb nagu selline suurem nii-öelda split, eks ole. Aga vaatamata sellele, et teistpidi ongi see, et sa oled ju seal maal, et sa võid lihtsalt elu hakata elama, ma kujutan ette, et sa oled päris pikalt tööd teinud praeguseks. Ma kujutan ette, et kui sul on 4-50 tonni kulutada enese arengu peale, siis sul on kuskil kapis 10 korda sama palju veel äkki pandud säästule, eks ole. Ja siis on tegelikult elu paigas. Sa oled tark mees, võid teha, mis tahad, küll sa tead, mis sa selle rahaga teed. Aga sa saad hakata elu nautima. Ja kindlasti sa oled nautinud ka seda. Aga eriti lahe on see, et sa oled nüüd ju värske isa, eks ole. Et ma arvan, nagu sa ise ka ütlesid, see asi, mis sa panid välja sinna universumisse, et sa saaks lõpparve teha, tuligi hästi ja heal ajal, sellepärast, et kui sa oled isa ja samal ajal peaksid kohtumajas jooksma, siis need kaks asja ei toimi. See ei toimi omavahel. Et ruumi tulid, ma ütlen ausalt, mähkmehais üle pea ei käinud, aga ma küsin ikkagi, et kas sa kodus mähkmeid ka vahetad? Ja ikka selles mõttes, et kuigi abikaasa, ütleme, tegeleb nagu selle poolega rohkem, siis meil on see kuidagi nagu loksunud sellisesse, ma ütleks nagu lahedasse süsteemi, et ja ütleme niimoodi, et kui arendada nagu teatud oskused nagu teatud maal ära, siis nii-öelda nende süsteemide loomine ja loksutamine, näiteks, et algus oli see, et asjad olid ühest toast, teist toas, et kuidas nagu seda nagu kombineerida niimoodi, et olukorras, kus on vähe magamist, ütleme vähe nagu sellist nii-öelda endale aega, et kuidas see nagu niimoodi nagu jooksvalt toime panna ja siis me olemegi järjest nagu niimoodi seda kõike nagu toimima pannud, et jaa, see toimib nagu suurepäraselt ja laps on ka muidugi nii-öelda õpiku näide heast lapsest, et ta on väga nagu chill, väga chill. See on super. Et pisara, kas sa käisid ise muidu haiglas ka sünnitusel? Jaa. Said lõigata nabanööri läbi või? Sain. Vot see on kihvt, eks ole? Ja see on kihvt. Ja need esimesed tunded, kui sa saad lapse enda kätte ja silma vaadata, see on tõesti midagi väga-väga. See oligi, mäletan, see oli kuidagi nagu nii ülevoolav moment, et me olime seal olnud ju pühapäeva südaööst, olime siis põhimõtteliselt 48 tundi praktiliselt magamata ja aga nii fokusseeritud või kuidagi, et ja siis, kui lõpuks oligi, et laps sündis, siis
noh, siis ma mäletan, et ma läksin kolleegide juurde käis tähistama, siis mäletan, mul lihtsalt sõnu ei tulnud, sest need emotsioonid olid nagu nii laes, et põhimõtteliselt nagu noh, et enne tulid juba pisarad kui sõnad, et see on nagu jaa. See on väga võimas, jah. Kusjuures see on pull, ma mäletan ise sünnitusel olla, kes ei ole, siis mingi proovige, et kui tahate head elamust. Ma mäletan, milline uhkus mul oli oma naise üle ja ma reaalselt, mul oli selline aukartus täies, et ta ise selle lapse välja pressis. Reaalselt see power oli siuke, et mul siis ka pisarad tulid, mõtlesin, issand jumal, see on minu naine, ta sünnitab praegu lapse mulle. Et see on midagi väga võimsat, aga muidugi jõhker teekond on alles ees, eks ole, täna on pisikene sul ja see tee alles ja need magamata ööd tulevad ka nagunii, see on raudpolt. No ma ise kujutan seda ette niimoodi, et see kõik sujub, läheb nagu ladusalt, et meil kõik toimib, et siiamaani on toiminud, jah. Aga näed sa oma elu ikkagi pere ja lapsele ka, et te kasvate ikkagi Eestis ülesse või vahepeal ongi see, et läheks sooja minema ja jääks sinna? No me oleme kõiki variante siin arutanud, et see, eks see tuleb nagu ühildada, et hoolimata sellest, et noh, et mul siin võib-olla õigusala alaselt mingid mõtted on, mida nagu aasta lõpus nagu tegema hakata, et siis noh, ütleme Eestiga päris veel nagu sellist nabanööri lõikamist ei tee, et siin on ikkagi noh, tore elada. Et sul meeldib Eesti iseenesest? Noh, jah, ütleme nii. Et oleks soojem, oleks parem? Jah, kindlasti. Aga olles ise palju reisinud, siis ma ütlen ikkagi tegelikult, jah, me võime ütelda, et meil on haigeid inimesi siin palju ja on raske, mida iganes, eks ole, ja kes nutab maksude pärast, aga tegelikult on Eesti ju väga vahva koht elamiseks. No ütleme nii, et kui vaadata jah, mingite nagu riikide bürokraatiat, millega ma noh, erinevatel põhjustel olen nüüd siin kokku puutunud, siis jah, ma võin öelda, et Eesti nagu see e-süsteemid või see ütleme e-riik, et noh, et kui näiteks kas või kuskil välismaal, isegi nagu Euroopa Liidus mingit kinnisvara osta, siis kuidas seal see käib versus nagu kuidas Eestis käib, et noh, Eestis on palju, ütleme niimoodi, et saab usaldada süsteemi rohkem kui lihtsalt nagu seda nagu teist poolt või tunnet, et see on Eestis see osa on väga nagu hea. Mina ei tea, üks ülihea teenus oleks näiteks see, et kuna meil on paljusid, kes tahavad ära minna, tavai, too mul see 5 kilo või 10 kilo või ma ei tea, palju oleks aus küsida, aga ma aitan sul teises riigis dokumendid korda ajada, elamisluba saada, mis iganes, sellist businessit näiteks teha, eks ole. Et paratamatult on paljusid, kes tahavad ära minna, enamus tahavad sooja minna. No, olles ise käinud ka küll soojas, küll külmas, ka valiks sooja ausalt öeldes. Mina võiks näiteks Tenerifel elada aastaringselt tõenäoliselt, väga mõnus keskkond ja kliima ja kõik on super. Aga räägime korra sellest ka, et noh, nagu ma saate alguses mainisin, Germaani õigus, siis on Anglo-Ameerika õigus, eks ole, meil Ameerikas väga subjektiivne. Kas sina vahetaksid oma asukoha ära ja tahaksid olla näiteks Ameerikas advokaat? Et on sul need inimesene omased nagu trade'id olemas, et sa saaksid seal ka hakkama, sest päeva lõpuks mina ütlen ausalt, et seal ei ole sul eriti muud vaja teha, see on minu arvamus, kui need 12 inimest, on neid 12 seal ära kelmitada oma hea jutuga. No ära veenda, jah, selles mõttes küll, jah, et eks see on, noh, seal on teatud oskused nagu teistsuguse kaaluga ja kui treenida ja valmistuda selleks, noh, siis ma usun, et see võtaks võib-olla mingi selline pool aastat, võib-olla nagu aasta aega ja siis tegelikult võiks seal nagu edukalt praktiseerida, et põhimõtted on ju samad, et noh, et õigus tegelikult töötab nagu arvutiprogramm ja noh, ja siis need inimesed peavadki, kes neid vaidlusi lahendavad, peavadki vastama küsimustele, et kas nagu if nagu mingid eeldused, siis on tulemus selline, on ju. Ja mida ma nüüd ütleme Eesti koha pealt ütlengi, et kuigi see on nagu nii kirja pandud ja justkui nagu ka Riigikohtu praktikas läbi hekseldatud igatpidi, siis ikka need nagu lahendid tulevad seinast seina, et pilpall lendab nagu paremale vasakule, kuigi noh, tegelikult mingid nagu olukorrad peaksid saama nagu just sellise šablooni järgi lahenduse, et see on see, mille tõttu ma ütlen, et viimase aastate
kohtupraktika on nagu selline suur loosiratas, mida keerutab siis pime õiguse jumalanna, et see on mõned kohtuotsad on sellised, et raske on leida viisakaid sõnu. Aga kust, vot see ongi see jälle, kust võetakse see julgus või jultumus kohtunike poolt selliseid otsuseid vastu võtta, sest teinekord oletamegi, siin mõistetakse süüdi, järgmises astmes õigeks või ka süüdi ja Riigikohus otsustab, et kuulge, siin ei ole mingit case'i üldse. Et Eestis me ei saa ju kohtunikku kohtupinki nii-öelda panna, et mis kuradi põhjusel sa nii vääraka otsuse vastu võtsid, eks ole? No võiks panna, aga ei panda, et see ma arvan. Kas seadus lubab seda üldse Eestis? Ikka lubab, aga seda ei tehta sellepärast, et ei tehta. Ma ei tea, miks ei tehta, ma ei hakka oletama. Aga mul meenub seos sellega üks naljakas Andrew Tate'i mingi shorts või reels, kus nad venna käes kommenteerisid seda mingi Türgi kohtuotsust, kus mingile krüptotüübile mõisteti 11 000 aastat vanglat. Just nad kommenteerisidki, et püramiid ei olnud, kogu inimkonna on dokumenteeritud ja teadaolev ajalugu ei ole isegi nii pikk, eks ole, et 11 000 on. Ja siis ongi, et tüüp tuleb saali, krüpto ja siis kohtunik ütleb, ma tean baklava, kohvi ja niimoodi on. Ja ma võin tuua nagu oma praktikast näiteid sama kohtuniku juures, sama puhul vanakooli inimene. Nii. Sama sõna kirjutatud Facebookis. Ta ütleb istungil, no miks te siia tulete? No see on lindis. See on selles mõttes on nüüd lindis. Nii. Ja seda võib vajadusel ette mängida. Ta ütleb, et miks te selle sõna pärast siia tulete? No see on eesti keeles M-tähega sõna, 4 tähte, palju kaashäälikuid. Nii, siis ühesõnaga ütleb, nagu, kelle kohta kirjutati see sõna. Ja siis ta ütleb, et kohus peaks tegelema nagu päris asjadega. See on nagu istud, nagu, et kui sinu jaoks ei ole päris asi, siis ole nagu nii palju taktitundeline, et nagu ära ütle, et kui seadus lubab mulle kohtusse tulla sellise asjaga, et nagu, et me tegeleme siin mingi tsirkusega nii. Ja nüüd paar kuud hiljem on kellegi auto peale kirjutatud vene keeles sama sõna, 3 tähte. Ja seal ta ütleb istungil, muidugi kõik arusaadav, see on ju ülim solvang, kuigi Facebookis näeb seda eestikeelset sõna, ma ütleks võib-olla mingi paar tuhat, võib-olla isegi 10 000 inimest, aga seda auto peale kirjutatud sõna näeb mingisugune võib-olla sina, naabrid, võib-olla inimesed, kes mööda kõnnivad, kõik kahju ulatus, teo sisu on põhimõtteliselt sama, aga see ongi, et mulle tundub, et vahest need inimesed, kes neid vaidlusi lahendavad, ei saa üldse aru, millest nagu jutt käib. Kui sa kirjutad Facebookis roppuse, siis nende jaoks tundub see niimoodi, mul ei ole Facebooki kontot, niimoodi. Et ebaoluline, jah. Aga kui sa auto peale kirjutad, siis tal ju auto on. Ta ju teab, pahasti. Ja võt see on see, mis mulle nagu ongi olnud siiamaani kõige suurem väljakutse, et kuidas teha sellistele inimestele see kaasus selgeks. Ja mõnikord õnnestub, mõnikord ei õnnestu. Et see, kuidas näiteks sama ringkonna kohus teeb mingi paarikuise vahega, teeb nagu samas õigusküsimust, et kardinaalselt vastupidised otsused. Ja kuidas seda kliendile seletad? Et ütled, et sina olid see loll, kelle puhul tehti ühtepidi ja sina oled see loll, kelle puhul tehti teistpidi. Et inimeste nagu selline, kuidas ma ütlen, nagu usaldamatus või rahulolematus süsteemi vastu tegelikult ju sellega järjest kasvab. Et see peaks olema niimoodi, et kui sa tuled ja ütled, et ma ei tea, et siin klaasis on nii palju vett, siis koos ütleb, et siin klaasis on nii palju vett. Nii. Kõik näevad, et siin on nii palju vett, aga koos ütleb, et klaas on täis. Ja siis sa vaatad, et aga ei ole ju. Ei ole, aga ei ole. Ja siis nagu vaatad kliendiga otsa, no ei ole. Ja siis nagu vaatad üksteisele otsa. Aga see taandub väga suuresti ikkagi sellele, ma arvan, et esiteks kohtunik liiga subjektiivselt suhtub nendesse asjadesse. Ja teiseks, nagu ma varem ütlesin ka, võib-olla mingid otsused tehakse sõbramehe poolest, mis iganes, eks ole, võib-olla ei meeldi härra Sarv, eks ole, kes seal istungil, miks ta üldse istub seal, eks ole, mis iganes. Aga see taandub ühele asjale. Kohtunikud ei ole täna enam truud sellele õiglusele, eks ole. Ja see on
kogu mäng. Ja nii lihtsalt see asi läinud ongi. Ja ma ühe viimase mõtte ütlen siia teemasse veel siis, kuna see on selline lõputu teema, siis näiteks ongi selline olukord, kus Riigikohus on öelnud, et selles olukorras tuleb teha niimoodi. Nii. Ja see on umbes niimoodi, kujutad ette, et sa lähed näiteks tanklasse ja sa näed, seal on ilus uhke nagu selline hinnakiri, kõik mingid tooted, mingi võtad, näiteks ma ei tea, mingi võtad kohvi, mingi kaerajoogiga, nii 4,50. Nii. Ja siis lähed nagu sinna müüja juurde, ja siis ta ütleb sulle 4,80. Ja siis on nagu 4,50. Silt paistab, jah. Et nagu, what the fuck, on. Ja siis ta ütleb, aga mina arvan nii. Ja siis see nagu, seadus ütleb nii, Riigikohus on niimoodi öelnud, et palun nagu küsi minu käest 4,50. Ja ta ütleb, maksa 4,80 või ma ei viitsi su asjaga tegeleda. Hästi piltlikult niimoodi. Ja võt sellist suhtumist minu arust tolereeritakse liiga palju ja sellele ei reageerita. Ja mina kutsun seda ametialaseks vägistamiseks, sest see on ju see, et inimesel ei ole teist varianti ja keegi nagu jõupositsioonil lihtsalt teeb selle inimesega, mis ta nagu ise tahab. Ja ongi kõik. Ja polegi midagi teha. Maksa see 4,80 või mine mujal tanklasse, aga sul ei ole muud tanklat, kuhu minna. Mis sa siis teed? Sa raputad oma taskud läbi, võib-olla on taga mingisugune hea inimene, võib-olla sa oled just nagu teinud oma hoiu põrsa katki ja see 4,50 sul ongi täpselt nagu arvestatud selle jaoks. Nii. Ja siis sa pead selle 30 senti otsima, et see kätte saada. Ja teine nagu selline äärmus on ju see, et sa tellid selle nii-öelda kohvipiimaga, aga sa saad näiteks mingisuguse Coca-Cola. Öeldakse, aga nii lihtsalt on. Aga ma annan sulle Coca-Cola ja siis on see, et miks sa mulle Coca-Cola on? Mine tarbijakaitse ehk ringkonna kohtusse. Et kui kaob ära see südametunnistus või ütleme see nagu suhtumine töösse, et miks ma seda tööd teen. Ja selliseid inimesi on kahjuks nagu liiga palju. Et isegi üks on liiga palju. See ongi lihtne. Inimesed, kes jõuavad selle absoluutse võimu juurde nii-öelda kohtusaalis, eks ole, kui sus saab kohtunik, millegi pärast, täpselt nagu väga paljud advokaadid hakkavad mõtlema, et neile seadused ei kehti samamoodi nagu tavalistele inimestele. Joo selle peale vett, naerab, sest ta on ise nii mõtelnud kunagi võib-olla. Aga see nii lihtsalt on. Aitäh, Robert, et sa tulid, veetsid selle aja meiega. Kõik, kellel on vaja, minge vaadake siis Emerald Legali kodulehte. Robert ei tulnud siia sellepärast, et tal oli reklaami vaja, tal ilmselgelt ei ole vaja. Nagu kõik mu külalised, ta tuli sellepärast, et see ise huvitas mind. Ma tahtsin näha, mis mehega on tegu ja mul oli väga kihvt kohtumine sinuga täna siin. Ja loodetavasti mul endal ei ole kunagi vaja ühegi õigusbüroo abi enam ja saab rahulikult edasi elada. Aga edu sulle ja aitäh. Aitäh, ma iga kord, kui keegi niimoodi ütleb, endamisi mõtlen, et me nagunii näeme veel. Ja siis universum toob selle telefonikõne, et kuule, kas saad mingi asja ära lahendada? Et tavaliselt see lõpeb niimoodi. No, kui lõpeb, siis lõpeb, pole midagi teha. Ma võiks seda garanteerida, kui ma nüüd ütleks BSH kohta midagi, aga las see jääb. Kõik head.